Tere taas! Seekord oleme jõudnud Lõuna-Eestisse Vana-Võromaale. Just selles piirkonnas ringi liikudes võib kohata päris palju vanu saviehitisi. Seekord räägimegi, kuidas just sellist vana savihoonet korras hoida, nõnda et see säiliks ka tulevastele põlvedele. Saviehituse traditsioon on Eestis olnud üsna pikk. Kui Eesti vanim säilinud savihoone on pärit 17. sajandist, siis tõeline saviehitusbuum läks lahti üle-eelmise sajandi keskpaigast ja kestis 20. sajandi 20. ja 30. aastateni. Savi oli nii popp ehitusmaterjal, et ka toonane riigipea Konstantin Päts lasi oma kloostrimetsa talumaja ehitada just savist. Kõige rohkem aga kerkis savihooneid Lõuna-Eestis, sest sealne pinnas on lihtsalt savirikkam. Päris algselt võib-olla ehitati savist selliseid abihooneid, lautasid, talle, lausa ilma vundamendita otse maapinnale, et siis 10-20 aastat nende kasutust andis siis ehitajatele mõista, et oleks mõistlik sinna ikkagi ka vundament alla teha ja niimoodi nad vaikselt nagu jälle siis edasi arenes. Kuni siis lõpuks viimasel ehitusperioodil siis juba ehitati rohkem ka eluhooneid ja isegi kortermajasid linnadesse, aga hoonete valik on selles mõttes väga lai, et saunadest, väikestest lautadest, aitadest, sepikodadest kuni siis ikkagi nagu mõisahooneteni välja. No tegelikult oli ju lausa mingi periood, kui pangad andsid soodsamat laenu isegi savihoonete ehitamiseks, jah? See oli nüüd siis ütleme juba 20. sajandi alguses, kus tegelikult riik populariseeris savihoonete ehitust. Savihoonete ehitajatele olid paremad ehituslaenud, neid nõustati tasuta suurematel laatadel, suuremates linnades tutvustati savihoonete mudeleid, näidati varem ehitatud hooneid, avaldati siis raamatuid saviehitusest. Ehk siis riik aitas sellele 100 aastat tugevalt kaasa ja ma leian, et oleks väga riigi aumehelik, kui nad täna aitaksid seda pärandit ka hoida. No aga miks tollal niimoodi populariseeriti saviehitust, et milles idee on, et miks see savi nii hea on? No üks asi selleks hetkeks kindlasti oli kogemust juba omajagu, olid omad valdkondlikud patriotistid, kes olid siis avaldanud ka raamatut ja oli piisavalt palju kogemusi, häid kogemusi siis selleks hetkeks. Ja kindlasti ka siis ütleme sellised toorsavi head omandused hakkasid välja tulema, et hoonete sisekliima oli väga hea. Sellel hetkel siis ütleme, arvestades neid aegasid ka siis ütleme selline võib-olla see ehitusmaksumus oli odavam ja võimaldas siis ka lihtsasti neid töid teha, et see materjali ei pannud vaja kaugelt tuua, selle sai oma krundi pealt välja kaevata. Et eks kõik sellised tegurid mängisid rolli. Kui unikaalne on Eesti saviehitused maailmas üldse? Me oleme siin aastate jooksul käinud või siis aastakümnete jooksul käinud kõvasti ka piiri taga ja uurinud neid tehnoloogiaid ja tehnikaid, et seal on kasutusel olnud ja lugenud palju selle aasta kirjandust ja suhelnud oma kolleegidega piiri taga. Et Eesti saviehitus on unikaalne, et siin on kasutatud võtteid, mida me ei ole mujal leidnud või on siis ütleme kasutanud võtteid Eesti talupoeg 100 aastat tagasi, mida kuskil täna teisel pool maakera siis alles avastatakse. Aga nõu saab siis küsida Eesti maaehitusest, jah? Seesama hoone, mille ees me seisame? Siia siis on tulemas ökoloogilise ehituse koolitus, tootearenduse kompetentsikeskus. Siin selles hoones on küll ka selline vana mõisahoone ja mitte ei ole ehitatud savist, et kuigi siin savitelist on ja selle soojustamiseks me siin kasutame ka toorsavist materjale viimistlamiseks ka. Et siis siin tegevusena fookus eelkõige saab olema just sellisel tulevikku vaataval ja kaasajastatud versioonil siis looduslikest materjalidest, et kuidas neid vanu materjale ja tuua siis tänasesse päeva ja selliseid innovatiivseid lahendusi luua. Aga me ei saa ka unustada ära, et kus me tuleme, ehk siis, et selle savihoonete pärandi hoidmine on meie jaoks ikkagi nagu südameasi. Ajaloolisel Vana-Võrumaal Valga lähistel kuplite vahel on peidus vana savilaut. Umbes 100 vanuse lauda peal saame ära näidata savihoonete põhiprobleemid. Kõige suuremad probleemid võiks ikkagi kategoriseerida vundamendi ja katuse peale.
et kui on katus korras, vundament korras, siis tihtilugu ei ole ka savihoone seinaga mingit probleeme. Kui me räägime saviseina probleemist number 1 näiteks, võiks olla avatus vihmadele, mis tekitab siis suure uhte võimaluse. Vihmad hakkavad siis pesema ära saviosakesi ja jäävad siis alles nii-öelda kõik see sideosa, liiv, mis siis lõpuks pudeneb ära, sest miski hoiab teda kinni. Ja ta hakkab kihi haaval siis järjest erodeeruma. No siia on väga palju pandud vist, mida sisse siis? Vaatluse käigus tuli välja, et siin on kasutatud mändi. Et siin üldiselt kasutatakse kuuselatte, aga väiksemate kihtide puhul on ka kanarpikku, kuuseoksi, kõike põhimõtteliselt, mida talu lähedalt sai. Ja nende kihtide eesmärk ongi see, et saaks võimalikult hästi seda ikkagi suhteliselt kruusavaest savimöllu kasvatada, ilma et ta oma raskuse alla hakkaks kokku vajuma. No selle seina puhul on näha nüüd telliste kasutamist ka, et need vist ei ole nagu ehitusaegsed? Ei, kindlasti ei ole, et täpne aeg on teadmata, aga ütleme niimoodi, et nõukogude ajal lapiti kas siis ka teadmiste puudumisel või siis ka lihtsalt sellise materjali olemasolu tõttu lihtsalt auke täis, et visuaalselt oleks nagu enam-vähem võib-olla täita mingeid suuremaid tühimikke. Aga no mis sellise tellise kasutamine tähendab siis ühe savihoone jaoks, et on see hea või halb? Pigem siiski väldiks sellised olukordi, sest et saviseina puhul on eriti tähtis, et oleks monoliitne, oleks sama soojuspaisuvusega, liikuvusega seinad. Kui me paneme siia sisse silikaati, põletatud tellist, tänapäeval ka fibo, siis materjalid mängivad niiskuse, sooja, kõige mõjul nagu erinevalt. Kui ta on laut, ta on mingi ajal tehtud, täidetud näiteks, see punnitab välja, aga mingi nurk on ära vajunud, silikaat on pandud. Jah, me võime täna mõelda, et kas on rentaabel seda sealt välja kiskuda ja hakata siis vanaviisi üles sikutama uuesti või siis jätta ja krohvida üle. Kui me teeme sellest elumaja, siis tulevad juba niiskuse režiimid mängu ja peaks nagu rohkem mõtlema selle peale. Maapiirkondades on enamus savihooneid just abihooned ja seega ei ole omaniku jaoks tegemist just esimese asjaga, mida korrastama asuda. Kuid kui vähegi tahta hoonet säilitada, siis oleks mõistlik korda teha 2 kõige olulisemat, katus ja vundament. Antud hoone saviseinte osas on ideaalis vaja teha ka täitetöid. Konkreetselt selle seina puhul väga palju täita ei ole, suuremad augud kinni, aga just see sein on. Nagu ma ka ennem ütlesin, siin on räästaalune kõrge sokkel ja suhteliselt väike, kuskil 1,5 meetrit kõrge savisein, nii et ta on suhteliselt varjatud. Siin puhastamine ja võib-olla juba krohvimine. Selle seina puhul tuleks hakata ikkagi puhastamisest, mõelda, kas see silikaat või põletatud tellis sealt ikkagi välja võtta ja hakata altpoolt täitega pihta ja üritada siis sein uuesti nii-öelda sirgeks saada, vastavalt siis soklijoonele. Tuleb lihtsalt lähtuda objektist, hoonest, kui seal on ikka väga suur hulk seinu täiesti kokku langenud ja tuleb uuesti üles ehitada, siis peab mõtlema, kas see on otstarvekas, kas sellel hoonel on mingi väärtus, mis väärtus, kas see rahaline, ajaline ressurss, mis selle alla pannakse, on seda väärt. Kui see on seda väärt, siis vahendeid on palju, kuidas seda teha. Me võime samamoodi ehitada raketise, tampida ajalooliselt ülesse, mis muidugi on suhteliselt pikk ja aeganõudev protsess, ka kuivamine on pikk, mis tähendab, et hoone renoveerimine võib mitme aasta peale minna. Variant on kasutada siis eelkuivatatud või siis nii-öelda ka tehase poolt toodetud põletamata savitellist, millel on samasugused omadused nagu tambitud savil, sest seal on liiv, savi ja mõnes on kiud, mõnes ei ole. Nii et on põhimõtteliselt sama asi, lihtsalt see ei ole võib-olla kohapealne. Savihoone renoveerimisel ei saa sama segu kasutada, mida kasutati ehitamisel. Uus segu peab olema kruusasem ja kivisem.
Universaalset retsepti ei oleks õige jagada, sest kõik sõltub savist, mida kasutada. Kel plaan savi ise kokku segada, võiks koostisosade asjus esmalt konsulteerida spetsialistidega. Esimese asjana tulekski seina puhul seda puhastada, sest kui me vaatame seda aluspinda, selline pudisev, veejäljed on siin, on näha, et ta on savi välja uhunud, ongi see liiv siin peale jäänud põhimõtteliselt, mis näpugagi juba ära tuleb. Et selle külge me ei saa rasket massi kasvatada. Ta lööb üks hetk lihtsalt seina küljest lahtiselt. Selleks on siis lihtsalt tööriistad. Põhiline tööriist on traattari, aga kasutame ka vanu kirveid, müürsepakirveid, igasuguseid asju, mis vähegi teravad on, nendega saab just peaasjalikult, kui on praod. Aga põhiline tööriist on ikkagi traattari, mida kulub suve jooksul päris palju ja sellega tulebki hakata lihtsalt puhastama. Siin on näha, et ta on avatud vihmadele, pudiseb päris palju, aga see kõik tuleks siit ära saada. Tuleks saada selle kohani, kus on näha, et enam nagu lihtsalt ära ei tule, et mehaaniliselt ja jõuga me võime läbi seinasid minna, aga meil on vaja sellist pinda, kui hakkavad juba väiksed jooned tulema, võib ju näpuga proovida ja kui ta enam neid jooni näpuga ei suuda ära nagu kaotada, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et see on juba tugev pind nakkekihi jaoks. Ja ta ongi selline manuaalne tüütu töö, aga mida tuleb teha. Aga siin juba hakkab vaikselt nägema, milline see lõpptulemus jääma peaks. Järgmiseks siis niisutame. Selleks võib kasutada mürgipritse, voolikut, pintslit. Kindlasti, mida tuleb jälgida, on see, et vett liiga palju ei pandaks, muidu taastate endise olukorra. Tekivad samasugused kurrud, see tähendab, et voolav vesi uhub saviosakesed välja, liiv jääb siia ja see pudiseb maha. Nii et me peame uuesti sama töö tegema. Selleks on, ma ise kasutan hetkel pintslit väikse osa peale. No siin hakkab ta näiteks voolama, aga esimene indikaator ongi nende kurdude tekkimine nii-öelda. Kui neid ei teki, siis pole hullu. Mida nõrgem on kasutatud savi või mida vähem on see savi, seda kiiremini kipub see vähene savi liikuma ja nõrgestab aluspinda. See sein on meil päris hea. Et kui see on nagu seina sisse ära tõmmanud, siis võib tegelikult kohe panna nakkesegu seina. Nakkesegu jooks soovitan kasutada tummisemaid kindaid, sest et kõik need oksad, konarused, võib-olla mõni nael kuskil sees, mida iganes kasutatud on, lõhuvad käsi ja kui käsi on peamine töövahend, siis peab neid hoidma. Antud objekti puhul on savi läinud taaskasutusse ja vedelama nakkekihi jaoks on savile lisatud peenemat liiva ja linaluud. Niimoodi käega käibki. Ja see tuleb suruda hästi siia vastu olemasolevat materjali pragudesse puidu ümber sisse, et ühegi tööriistaga sellist pinda nagu ei ole võimalik ära katta. See aluspind on suhteliselt savirikas, siin ma julgen teha ühe nakkekihiga. See tähendab, et ma jätan, ma ei lase tal ära kuivada. Paneme kohe täitesegu peale. Täitesegu tuleb aga juba paksem. Selles on antud juhul kasutatud suhet 3:1 ehk 3 osa suurematerjalist liiva, 1 osa savi ja juurde 5% linaluud ja põhku. Täitesegu tuleb enne seinale panekut veel omakorda põhuga segada. Põhku lisada vastavalt täite suurusele, mida sügavam täide, seda rohkem põhku. Ja täitmine ise käib ikka suunaga alt üles. Ja siis võtame siit selle segu, mõnusa palli. Ja surume ta vastu ja allapoole. See on nüüd vedelam segu kui see, mis siin algselt kasutatud on, aga vedelam segu nagu ka siis selle enne raketise kasutusele võttu kasutatud tehnika, kus lihtsalt hanguga visati segu ülesse,
oli samamoodi vedelam, lihtsalt, et kui me järgmise kii paneme, siis vedelaga nakkub, aga kui me kuiva kasutamist ei nakku. Ja sellepärast me teeme ka aluspinna vedelaks või nii-öelda märjaks ja seguseks, et ta tõmbab ennast korralikult sinna kinni. Nii, nüüd ma näitan teile seda, et mis juhtub siis, kui on ära kuivanud nakke alt. Panen paika, vajub alla ja tegelikult ei ole seina küljes kinni. Ta nagu rullub sealt lahti. See tähendab, et ta ei ole seal kinni. Tõstame selle korra eemale, värskendame naket. Las ta ollagi rohkem natuke. Ja proovime, paneme uuesti. Ja nüüd hoiab ennast kinni. Saviga on veel see asi, et isegi kui ta ära kuivab, jääb seisma, jääb objekt mingiks kuuks ajaks seisma, siis kuivab ära, siis niisut üles, ulatad üles ja läheb edasi. Kui aga täitesegust jääb midagi välja turritama, siis on see väga hea nakkekiht ka lubikrofile, millega tuleks savisein kaitseks ka katta. Kui vanasti võeti savi oma maa seest ja pandi seina, siis täna on võimalus kvaliteetseid savisegusid osta tootjatelt. Üks selline on Moostes asuv ettevõtte Saviukumaja, mis toodab muu hulgas ka spetsiaalseid savisegusid nii vanade savihoonete taastamiseks kui ka uute majade ehitamiseks ja viimistlemiseks. Kõik segud on 100% naturaalsed ja kohapeal välja töötatud, kasutades tootmiseks ainult päikeseenergiat ning parimat toorainet mõnesaja kilomeetri raadiusest. See ei ole lihtsalt niimoodi, et maast võtame liiva ja savi ja paneme nad kuidagi kokku, vaid et ikkagi sõelkõvera järgi testime ja vaatame survetugevusi ja täna on need head materjalid olemas meil. Savi on teada-tuntud hea materjal reguleerimaks ruumide sisekliimat. Juba üks kiht savi eluruumides reguleerib õhuniiskust ja ka elektromagnetsaastet. Võimalus, kuidas luua endale meeldiv elukeskkond, on kasutada viimistlusena savivärvi ja savipeenviimistluskroffi. On siuksed tooted, millel me ei kasuta pigmente, et siin küll värvi juures on Inspiraseeria, mis on lihtsalt inimestele selline väike näide, et kui ei leia savi oma naturaalsest toonist seda valikut, siis on võimalus ka muldvärvidega, muldpigmentidega siis toonida. Aga need konkreetsed toonid, mis on meil kogu aeg laos olemas, need on naturaalsed savitoonid, nii nagu maast kaevates savi tuleb. Segame need õigete sõelkõveratega, liivadega ja saame siis Saksas testitud Euroopa kõrgema standardi järgi savikrofid. Mõnele inimesele ütled, et savikrohv on juba hea, eks ju. Siis ta ütleb, et see pudiseb ja see on ikka mingi jama, eks ju. Siis tegelikult tänapäeva savikrofid, kui need on õigesti valmistatud, siis nad ei pudise ja muidugi seal on paigaldamine on ka väga oluline. Tootmine ei ole aga ainus Saviukumaja tegevus. Tegijate hinge peal on ka Eesti traditsioonilise saviehituse säilimine ja omanike teavitamine. Palju teeme sellist nõustamistööd, kus lähmegi koha peale näiteks ja siis valime, vaatame seal juba ja teeme nende kohapealsetest materjalidest katsed siin, võtame sealt kaasa, proovime ja aitame ka niimoodi inimesi. Uudisena on aga Saviukumajal avatud uus tootmisliin, kus valmivad vajalikus mõõdus põletamata toorsavitellised. Just need, mida vana saviseina aukudesse silikatellise asemel pista. Toorsavitellised sobivad ka näiteks vaheseinte püstitamiseks, ahjude väliskestade loomiseks või dekoratiivsete seinte rajamiseks. Ka meil õnnestus näha, kuidas selliste telliste tootmine uhiuuel tootmisliinil käib. Siin samas kõrval on üks hunnik liiva, jah? Üks hunnik purustatud dolomiitset liiva või sõelet. Ma võtan traktoriga natuke neid sõelmeid, panen sinna transportööri, mis veab selle siis omakorda segumiksrisse, kuhu siis veel 2 transportööri veavad lisaks natuke peenemat liiva
ja savi. Ja need 3 komponenti on kogu lugu selle tellise juures. Sõelmed, liiv ja savi. Ja selle segame ilusti kokku, paneme natuke vett, pressime ja saame väga hea tellise. Imelihtne. Imelihtne. See dolomiit läheb siit nüüd sinna suurde kollasesse. Mis sellega juhtub seal? See suur kollane on meie uus segumasin. Siit läheb ta sinna esimesse punkrisse ja siis masina kaal doseerib siis mikserisse täpselt retseptis ette nähtud kaalu. Et kogu see mikser ise on 3 sellise kaaluelemendi peal, mis doseerib igat komponenti täpselt nii palju, kui meie oleme talle retseptis ette näidanud. Ja tänu sellele, et ta teeb seda automaatselt ise, on see ka toote kvaliteedile ühtlane ja alati. Muidugi tuleb kontrollida alati, milline on toore. See on siuke, et see on nagu meistri tunnetus, eks, et lased käega üle, palju on kivi, mis siin sees on, et mida juurde vaja ja kui loodusliku kraamiga ikka juhtub seda, et vahepeal karjääris materjal muutub. Ja siis ongi see, et siis me peame jälle natuke laboris testima, vaatama sõelkõveraid, lisama võib-olla mingit teistsugust liiva natuke rohkem. Ja nii see käib, meie teeme retseptid laboris, toome siia, ütleme masinale, tee meile seda ja tema teeb. Iseenesest masin on lihtne. Kontrollima peab, et selline luuk oleks kinni. Retsept on mul siia sisse määratud. Panen masina tööle, käib väike plõksatus ja siis alustan programmi. Ja nüüd see masin hakkab ise kaaluma, siit praegu veab seda dolomiitset liiva peale. Nii, jättis seisma, hakkas sealt tagantpoolt jooksma savi. Nüüd jookseb savipulver peale, kuna mul vent praegu ei tööta, siis tal lööb natukene sellist tolmu meile siia. Siis tuleb sealt 3. transportööri pealt liiv. Ja peale selle doseerimist paneb masin ise automaatselt ka veekoguse, mille mina olen siis talle enne määranud siin sellise aegreleega. Ehk siis see veekogus on sees, natuke aega segab, igaks juhuks alati testin, me näeme seda ka natukese aja pärast. Üks minut aega ta segab kogu seda segu nüüd läbi. Ja nüüd hakkab ta juba ilusti pakkima. Et siuke mõnus niiskus on juures, sellega saab toota. Seejärel lasen siit lihtsalt kogu selle segu masinast välja. Transportöör vinnab selle järgmisse, mis siis hoiab automaatselt levelit seal, et alati oleks tellisepressil õige kogu sees. Aga press on samamoodi hästi lihtne ja automaatne. Mina vajutan nuppu, tema hakkab tööd tegema. See on nüüd siuke põhitöökoht, kus need kivid siis aluse peale lähevad. Kuna masin toodab kuskil 2, oleneb segust, oleneb päevast 2000-2500 tellist 8 tunni jooksul. Kui kõik selle peaks käsitsi maha võtma, siis inimese kätele see hästi ei mõju. Selleks on meil siis siin siuke vaakumpump, millega ma võtan kivi, sõidan siia, toetan maha, tulen võtan järgmise ja see kõik põhimõtteliselt töötab ühel käel. Seda kõike saan ma teha ühe käega.